6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seda polegi väga palju. Nalja teed või? Kuidas sa loed ühe nädalavahetusega 12 raamatut? Printsess Taevalik ilmselt arvab, et ma saan hakkama. Ma ei kavatse teda alt vedada. No, ma loodan, et sa ei kavatse magada ka. Tegelikult, Astel, sa võiks võtta vaba päeva. Päriselt? Miks mitte? Mul läheb raamatutega aega. Mul on tõesti terve nimekiri asjadest, mida ma olen tahtnud teha. Katsu nina keelega. Tehtud. Mängi kõhul trummi. Tehtud. Nuusuta musti jalgu. Tehtud. See ei võtnud sugugi nii kaua, kui tahtsin. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Mida teha? Mida teha? Kuuma õhupall! Oi ei! Oota! Õhupall paneb plehku! Vabandust! See oli napikas. Kui ma paremini ei teaks, võiksin vanduda, et olen keset pimedat ja hirmuäratavat vaba metsa. Mis see oli? Ole nüüd, Astel. Ainult see, et mets on täis metsikuid ja ohtlikuid elukaid ei tähenda, et sa mõnda nägema juhtud. Püüdke mind kinni, suured tohmanid! Jookse! Ma jooksen! Appi! Õunarüpp, see oli imeline! See, kuidas sa loopisid kivikamakaid nagu rakette! Põmm! Sa päästsid mu elu! Sa päästsid mu elu! Pole midagi, Astel. Tule, me peaks hakkama minema. Küll mul vedas, et sa seal olid. Miks sa üldse olid seal? Nägin, et õhupall lõljus minema. Ma tulin uurima. Sina vist ka, mis? Jaa, ma uurisin põgenevat kuuma õhupalli. Mõistatus lahendatud. Kaome siit, eks? Aitäh, et mind koju saatsid, Astel. See oli kena. Aga nüüd mul on mõned tööd vaja teha. Läheme hiljem. Mis tööd? Ma teen. See on kena, aga pole vaja. See on vähim, mis ma teha saan. Sa päästsid mu elu. Ma pean vastuteene tegema. Mis sa ajad, Astel? Selleks ju sõbrad on. Sa ei pea tegema teenet. Pean? Suhkruke, pole midagi. Õunarüüp, sa ei mõista. Ma pean tegema seda. No, ma ei tahaks takistada sind tegemast midagi, mida sa tõesti pead tegema. Tore, mis ma teen? No, õunaõis on eemal ja peseb pussat. Pidin teda aitama, aga sa võid teha seda. Kiiremas korras. Õunarüüp ütles, et ma võiks sind aidata. Tore, mulle kulub abi ära.
oota, kuni õunarüüp näeb, kuidas sa särad. Tada! Tublid olete teie kaks. Õunarüüp, kas sobib, kui ma lähen? Ma ei taha ilumärgi rüütlite kohtumisele hilineda. Peame veesuuskade mõõdud andma. Sellele küll hilineda ei tohi. Veesuusatamise ilumärk, siit ma tulen. Astel, sa võid ka minema hakata. Minu arust oled sa teene tasunud ja me oleme täiesti tasa. Mida? Oo, ei, me pole tasa olemisele veel ligi lähedalgi. Palun, õunarüüp, sa pead laskma mul aidata. Ma kohe ei tea. Mulle ei tundu õige, et sa minu eest asju teed. Palun, tõesti sa ei pea, palun. See pole vajalik. Palun. No, olgu. Sa võid mul ja vanaemal aidata. Pirukad. Ma aitan õunarüübil pirukaid küpsetada. Astel, väike mees, kas saaksid mune ulatada? Kohe saab. Oi, anna andeks, õunarüüp. Las ma otsin midagi, millega ära puhastada. Ma hindan su abi kõrget suhkrutükk, aga ma saan ise edasi. Ära ole naeruväärne. See on minu au ja mu kohus. Tänane on alles algus. Mis mõttes? Sa päästsid mu elu. Vastavalt Asta draakoni koodeksile jään ma kogu eluks sinu võlglaseks ja pean sind teenima. Ja mis siis videvikus saab? Kas tema ei vaja sinu abi? Sul on õigus. Ma peaksin videvikule teada andma. Ma loodan, et ta liiga löödud pole. Olen kohe tagasi. Ole nüüd, Astel. See on ikkagi su isiklik moraalne draakoni eetikakoodeks. Sa pead seda tegema. Sa jääd ju ikkagi videviku sõbraks. Aga see pole sama. Sa pead seda tegema. Videvik, õunarüüp päästis just mu elu kohutavate draakoni õgijatest puiduhuntide käest. Ja nagu sa tead, ma pean järgima draakoni koodeksit, mis tähendab, et pean teda kuni oma elupäevade lõpuni teenima. Ma olen kindel, et sa mõistad. See on olnud au olla su ustav assistent. Kõlab hästi. Ta ütles, et sobib. Päriselt. Videvik andis oma õnnistuse, võin koodeksit järgida ja sind teenida. Noh, kuni igavesti. Kuule, suhkrutükk, ma austan su draakoni koodeksit täielikult. Päriselt ka, aga ma ei taha, et sa jääd mind igavesti teenima. Palun, õunarüüp, mu draakoni koodeks on osa minust, ma pean endale truuks jääma. Kui sa ei lase mul seda teha, siis ma ei ole enam õilis draakon. Ma ei saa lasta sul tunda, nagu poleks enam õilis draakon, seda küll mitte. Tore, siis on nüüdsest peale sinu soov minu seadus. Ahah, olgu. Ma tahaks, et sa... Aitaks viia selle koogi, mille sa tegid haruldusele? Noh, jah, miks mitte? Ma aitasin seda teha. Sa näed isegi närides hea välja. Kes näeb närides hea välja? Kas sa rohkem ei tahagi? Ma sõin korraliku lõuna. Kell on 10 hommikul. Hommikusöögi. Selge. Äkki viid ta taldriku kööki ja pesed ära. Nagu soovid. Mida see veel tähendas? Ma päästsin Astla vabas metsas puiduhuntide käest ja nüüd arvab ta, et peab mind igavesti teenima. Mida mina küll ei annaks, et keegi mulle igavesti võlgu oleks.
ma paneks ta kappi koristama ja pediküüri tegema ja õmblemise juures aitama ja... Olgu, ma saan aru. See, et keegi su eest kõik ära teeb, on nagu täitunud unistus. Aga minu arust pole õige, et Astel tunneb, et on mulle võlgu. Ja sa proovisid ju pirukat. Mõnikord pole ta abist kasu. Kas ma tohin luuda paluda? Õunarüüp, aruldus, mis toimub? Õunarüüp päästis Astla elu ja nüüd peab Astel teda igavesti teenima. Lahe, mida ta tegema peab? Pesu pesema, tuba koristama, lõpetama romaani. Minu oma räägib ägedast Pegasusest, kes on maailma parim lendaja, kellest saab imenoote kapten. Kuidas sa küll nii geniaalse süžee välja mõtlesid? Lihtsalt kargas pähe. Ma ei taha tegelikult, et ta mind teenib. Aga ma ei tea, kuidas seda lõpetada. See on lihtne. Palu talt abi millegi väga-väga raskega. Ma ei tea. Ma ei taha, et ta viga saaks. No palun. Ta annab alla amma enne seda, kui tal mingi võimaluski on. Jäta see minu hooleks. Astel, õunarüüp pidi tulema mulle appi heinahunnikutesse panema, et ma saaks neist läbilendamist harjutada, aga ma tunnen ennast täna väga võimsana. Tunned või? Tunnen jah, nii et heina asemel kavatsen lennata läbi kivide. Kivide? Ja läbi tohutu kivihunniku. Ja sina ehitad selle. Ehitan või? Jaa, tähendab, kui sa just õunarüüp enam aidata ei taha. Tahan? See on Astla draakoni koodeks. Hakka siis pihta. Usalda mind. See on täiuslik plaan. Ma olin kindel, et annab pärast 3. kivi alla. Heldeke. Mina oleksin lihtsalt teeselnud, et mul ei ole talle ülesannet. Miks ma selle peale ei tulnud? Kas see on piisavalt kõrge? On küll, tule alla, Astel. Halb uudis, ta ehitaski kivides suure torni. Hea uudis. Ma pean selle ümber lööma. Sa suudad. See oli äge. Tahad uuesti proovida vikerkaaresööst? Õunarüüp võib selle jälle üles ehitada. Ja õunarüübi all ma mõtlen ennast. Ikka, miks mitte? Ei, tähendab, ma arvan, et vikerkaaresööst ei vaja rohkem minu abi. Tal ei ole vaja. Ega ju vikerkaaresööst. Jaa, praeguseks vist aitab. Ja, minule ka. Ma ei tea midagi, millega sa mind veel aidata saad, nii et sa ei pea mind rohkem teenima. Mida sa sellega mõtled, et sa ei tea midagi, mida ma teha saaksin? Täpselt seda. Midagi muud ei ole. Ma ei taha, et sa midagi teed. Kui ma sind ei aita, kuidas ma tean, et ma olen õilis draakon? Äkki on asju, mille kohta sa lihtsalt ei tea, et sul on abi vaja? Kui tal oleks abi vaja, siis ta teaks seda. Äkki mitte. Äkki tal on vaja abi mõistmisega, mis tal vaja teha on. Näiteks äkki sügeleb sul selg. Väga mõnus tunne. No näed, või on sul vaja tuletada meelde, et sul on lemmiklaul? Draakon on kauneim loom maailmas, tast on rohkem kasu kui aardevalvajast. Ma ei ole kindel, kas see on tema lemmik. Või on sul abi vaja hingamisega? Hingamisega kindlasti mitte. Näed, ma saan sind paljudes asjades aidata. Sa ei pea isegi nende peale mõtlema. Ei, ma mõtlen nende peale, las ma mõtlen. Nagu soovid. Videvik, oled sa siin? Videvik! Anna andeks, ma ei tahtnud sind hirmutada. Ei, pole midagi. Ma pidin niikuinii puhkama. Mis on? Ma tean, et Astel ütles sulle, et ta kavatseb oma draakoni koodeksit järgida ja mind igavesti teenida, sest päässin ta puiduhuntide käest ja... Oota, mida? Ta ütles, et ta rääkis sulle sellest. Sul olid vist mõtted mujal, kui ta sellest rääkis. Äkki veidike. Ma oleksin pidanud taipama, et sa ei lase teda nii lihtsalt käest. Nüüd, kui sa tead, mis toimub, äkki saad mind aidata? Õunarüüp, ma tahaksin, aga räägime ju draakoni koodeksist. Kindlasti taipad, kui tähtis on draakonile draakoni koodeks. Hakkan taipama. On ainult üks viis panna Astel tundma, et ta on oma võla tasunud. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Kuulake nüüd, asi on nii. Astel peab mu elu päästma. Ja sa tahad, et me tulistaks sind kaurist erilase pesa poole ja annaks Astlale liblika võrgu, et ta püüaks su kinni sekund enne, kui pesaga kokku põrkad ja 1000 erilast sind nõelevad ja mina panen vuntsid ette? Ei,
ma lasen puiduhundil ennast rünnata. Kas mina võin vuntse kanda? Kui ma märku annan, jooksevad Roosa ja Haruldus metsast välja ja neid ajab taga puiduhunt. Mina hakkan jooksma, aga teesklen, et mu kabi jääb kinni ja kutsun Astla appi. Ta tuleb appi ja ma pääsen hirmuäratava puiduhundi käest. Kui Astel on mind päästnud, arvab ta kindlasti, et oleme tasa. Kõik said pihta? Aha. Annan endast parima. Üks küsimus. Jah? Ei. Ise tead. Me oleme kõik valmis oma osa täitma. Aga oled sa kindel, et sina oled oma rolliks valmis, õunarüüp? Mida sa mõtled? Näita, kuidas sa hätta sattunud neidist mängid. Kuidas see sobib? Täiesti õudne. See vajab nüüd täiesti tõsist tööd. Esmalt tõstad esiala otsmiku juurde. Niimoodi. Õunarüüp! Aega ei ole, ta tuleb. Ma olen siin, Astel. Sa ütlesid, et tahad, et ma midagi teen? Jaa, ma siin lootsin, et saad äkki need lehed hunnikusse riisuda. Aga loomulikult. Muide, magusõuna aias on täpselt 24 567 837 rohuliplet. Ma ei suuda uskuda, et sa need kõik üle lugesid. Sa ju palusid. Ja õilsa draakoni ja draakoni koodeksi järgijana. See oli väga usutav. Puiduhunt! Meiega on kõik! Näed? Umbes nii. Ma olen hätta sattunud neidis. Aita mind, Astel! Oota üks hetk. Ei saa oodata. Päästa mind kohutava puiduhundi käest. Ta võiks ju kohutav olla küll, kui ta poleks võltsinud. Küüniste klõbin oli sama. Möire oli täiuslik. Näo detailsus on ka päris hea. Aga te unustasite ühe asja, ingeõhk. Õige puiduhundi ingeõhk on kaugelt tunda. Liiga hilja, ma juba... Puiduhunt! Puiduhunt! Tule, õunarüüp! Ma ei saa, ma olen päriselt kinni. Ära nüüd jandi. Tule juba! No tule! Unusta ära, Astel, sa pead põgenema. Unusta draakoni koodeks ja põgene! Ei, ma pean sind päästma. Kaome siit! Mis teiega juhtus? Arvasime, et olete meie taga. Mu kabi jäi kinni ja puiduhunt tuli otse minu poole. Oota, sa jäid päriselt kinni? Jaa. Aga Astel leidis kivi ja viskas selle otse puiduhundile suhu. Ta päästis mu elu. Tühi asi. Polnud see midagi tühi asi. Mul poleks ju üldse abi vaja olnudki, kui ma poleks üritanud võltspuiduhundi rünnakut korraldada. Jaa,
mis värk see oli? Ma tean, et koodeks on sulle oluline. Aga kui midagi sellist tulevikus taas juhtub, lähtume minu koodeksist, mis ütleb, et selleks sõbrad ju ongi ja jätame asja nii. Ma luban, ma ei pea sind sugugi vähem õilsaks. Kõlab hästi. No, aga võib-olla proovime vältida olukordi, kus me peame üksteist päästma. Kokku lepitud. Aitäh, Astel. Aitan hea meelega. Ma ei tea, mida ma ilma sinuta teeks. Ei, päriselt. Aitan väga hea meelega. Tõlkinud Kärri Sõeltsepp, teksti luges Karin Rask.